ennekuulmatu, mis siin klassis praegu toimub. Rahuned natuke. Räägis toimub. Mis mõttes, mis toimub? Sellist 6. klassi pole varem olnud. No nii hull see nüüd ka olla ei saa, jah? No sellist, no kuidas üldse sellised õpilased saavad põhikooli jõuda? Lähme vaatame. No vaadake neid. Kari ennast täis ja taltsutamatuid pubertaid. Austatud noored õpilased. Miks ei valitse praegust klassis vaikuse kord? Kes teil üldse lubas niimoodi käituda? Tunnetusõpetus on väga vajalik õppeaine. Olen ilma selleteta. Pole mul mingit tunnetusõpetust tarvis. Loodus paneb kõik ise paika. Pealegi pole mul üldse aega. Pean tegelema hoopis tähtsamate asjadega. Miks siis neil kunksmoor ei keskendu õppeainele? Ma pean nimelt kavandama uut soengut, tegema maniküürid, lihtsalt ühe välja tegema. Mul pole selleks aega. Vaadake, härra direktor. Selle noormehel siin pole isegi õppevahendit. Milleks mulle seda tunnetuse õpetust tarvis? Müüsin maha. Sain raha. Homme sõidan Lollidemaale ja panen raha kasvama. Sisse küpseid õunu nagu. Raha ei ole just kõige tähtsam. Kuidas ei ole? Kuidas sa saad siis nii maitsvaid lihapallikesi ilma rahata osta? Üldse mulle ei meeldi koodis. Pidevalt on lennukeeld ja muidu vastik. Härra direktor, palun vaadake seda lumivalgikest siin. Täiesti mõttetu kivi. Muudkui kolmsutab aga oma suuri silmi ja vahib andunud printsli. Lumivalgekas lihtsalt kõige ilusam nais olemas maamuna peal. Mina olen kõrvuri armunud ja miski ei suuda seda tunnet peatada. Sina ei armunud, mida sa seda kõike lubad? Mina parem ahju Karlssonisse Buratinosse sinust. Sa vinniline puber. Absoluutselt kogu aeg vaidlevad ainult. Mitte mingisugusele korralend ei allu. No ja see Pippi seal taga ja Ranne Maas on seal. Ei õigeid liineid, ei õigeid vanemaid. No ja kujutakse vaid ette, et ema on India ja isa on neegi konikas. Aga ongi, ma olen täiesti iseseisva ja majandab. Mulle pole kooli vajagi. Varem mängin politseiga tänaval mula või pätti. Nii kiusan rolleriga, nii et maamust. Siin paistab alata üks normaalne õpilane. Miks sa istud siin vaikselt noortest pottega? Jaa, normaalsus definitsioon tõesti. Ta on kogu aeg kuskil kaugemal ja loeb oma raamatut niisugusest sigadest. Mina maailm on hoopis huvitavam. Ja keda see päris elu ikka huvitab? Mõttetu. Parem õpib midagi ägedat, näiteks lendu, pallimängu või võlumist. Noored, te peate hakkama varsti põhikooli lõpetama. Kas te üldse mõelnud ei ole, kui te niimoodi edasi käituda? Kuidas te elus hakkama saate? Minul pole probleemi. Ma lähen lennukolledžisse ja hakkan parimaks õhulendajaks. Aga muide, parim väikeste kukkede maali olen ma niikuinii. Lenduriks, ilma hariduseta, mismoodi? No vaata, ma olen lihtsalt üliantekas. Ja neiu kunksmoor. Sa ei oska isegi arvutada. Mina asutan ravitaimede müügiketi. Juba mu vanama teadis neid täistusi. Ja ilusa magiden ka. Ja hakkan üleüldist vähe hoolust kasutama. Mismoodi? Sul ei ole haridust. Loodus paneb kõik ise paika. Ei mingit probleemi. Minust saab parim naispolitseinik ja pealegi, ma
igavaks täiskasvanuks lihtsalt ei hakka. Isegi kõige suuremad uued teinikust kasvavad suureks ja vanad vahetuks. Aga mina ei hakka. Ju ei õnni ära teha. Hakkad küll, isu maha. Mina aga küpel raha kuvala papi kokku ja kostab pemal ja rullist nakaga müksi. Milleks mulle see tunnetusõpetus praegu vaja? Buratino rullab. Meie lumivalkikesega ka abiellume ja saame hästi palju väikseid poisslapsi ja tõstame Eesti nimed. Kuidas sa neid hakkad üleval pidama, kui siin isegi tööd ei ole, prints? Lumivalkike töötab, ta on selline usin, lausa kodu perenaiseks loodud. Pealegi on mul rikkad vanemad. Ei töötama sul midagi. Hakkan hoopis feministiks ja iletestab kellegi teisega pöialpoas. Üles leidsin. Tšah. Kas ma tõesti kuulen seda, et ma ei kuule midagi? See on muusika mu kõrvadele, see on vaikus. Õpetaja, ärge siis unustage, et kord ja distsipliin on õpetaja professionaalsuse mõõdupuu. Igas klassis ju ei ole pottereid. Give it to someone special.